prototiip. Pole taadus, ma ei pane midagi jäädavalt põlema. Sa iga roias igaks juhuks lähedal. Vesi pääseb järsust temperatuuride erinevusest katseklaasi tekkinud väikeste pragude kaudu parafiini juurde ja toimubki võimas plahvatus. Nii. Ei tulnud nii kõrge leek, aga see oli ka päris hea leek. Täna ma teen teile siis tuld ja seda 3 erineval moel. Võtame tsingipulbrit ja segame see kokku ammoniumnitraadiga ja asetame selle väikese tüki paberi peale. Nii et see reaktsioon nüüd käima ajada, lisame siia paar tilka soolhapet. Kas sa seda katset ka näitasid kellelegi enne siia tulemist? Jah, ma tegin nad ühele klassile ette, sest ma pidin nagu nii läbi tegema. Kas nad taksutasid ka sulle? Ja ikka. Kas nad ütlesid sulle ka, et vaata rohkem silma meile, kui sa katset teed? Ma sellele ütleks praegu niimoodi, et kuna ma tegelen siin ohtlike ainetega, siis ma ei tahaks pilku ära võtta siit. Aitäh, Rainer! Tere, minu nimi on Leemet. See on minu assistent Taro. Assistenti on mul vaja sellepärast, et tegu on keerulise katsega ja mul ei ole lihtsalt piisavalt käsi selle jaoks. Tuld saab teha ka nii. Leemet nimelt hakkab kohe ilma sädeme ja muu teada tuntud tulesüütamise viisita leeki puhuma. Muidugi ohutus enne kõike. Tubli poiss. Paljud ei mõtle ohutusele ja kaotavad kohtunike silmis omajagu plusspunkte. Kaaliumpermanganaat hakkab reageerima kontsentreeritud väävelappega. Selle käigus toimub väga keerukas reaktsioonide jada, mis kõik toimub sekundi murdosa vältel ja tekib üheaatomiline hapnik, mis siis paneb eetri põlema. Aitäh teile! Suurepärane katse. Mul on siin paber, ole hea. Sa ütlesid, et see on keeruline valemite jada. Pane palun need mulle siia kirja. Nii, kohe. Kas kirjutusvahendid ka saaks? Hea küll, rohkem pole vaja, sellest piisas. See oli tule süütamine entusiasmiga. Ja sellist katset mina varem ei ole näinud. Tere, mina olen Mihkel, teen teile kulda. Selleks on mul üsna lihtne neutralisatsioonireaktsioon. Mul on siin täiesti tavaline sidrunappe ja selles keeduklaasis on mul söögisooda. Ja mul on siin olemas ka hulk savi, millest ma vormin teile kuulid ning loodetavasti saate katse lõpuks ka teie kuulatükid endale. Oi, Mihkel, või et kohe kohtunikke ära ostma. Ma panen need savikuulid siia sinu nappe sisse ja valan siia peale selle söögisooda. Kohtunikud vaatavad hämmeldunult saamata aru, mis toimub. Esimene tükk on olemas. Teine. Kolmas. Kas sa tahad meile valgustada, mis siis seal karbises toimus? Mina otsustasin, et ma teen natukene mustkunsti. Et ma valan siia sisse söögisooda niimoodi, et kõik hägustuks ära. Ja siis tegelikult siin söögisooda sees olid kullavärvikuulid. Ja siis sind susina seest pole näha, et siin on need savikuulid tegelikult endiselt sees. Niisiis pakutakse kohtunikele altkäemaksu ja tehakse tünga. Siin sees on mul punase kapsamahl, mille ma olen ise valmistanud. See on looduslik universaalindikaator. Punase kapsa kasutamine kohtunikele meeldejäämiseks on riskantne. Seda on Raketi saates nähtud küll ja veel. Ma lisan siia paar teelusikateid söögisoodat ehk naatriumvesinikkarbonaati ja see peaks nüüd roheliseks muutuma. Kui siia näiteks naatriumhüdroksiidi lisada, siis see oleks läinud täiesti heleroheliseks. Nüüd ma lisan siia söögijäädikat ehk etaanhapet. Nagu näha, siis siit eraldub ka süsihappegaasi. Karoliinal õnnestus ühendada teaduslik efektsega. Indikaator muutis keskkonna muutudes värvi ning sooda ja äädika kokkupuutumisel eraldunud süsihappegaas oli kindlasti meeldejääv püent. Järgmine saatesse pürgija pole siin mitte esimest korda. Mullu proovis Evelin kohtunike südant võita põhjaliku teoreetilise hologramm-kella kirjeldusega, kuid sellest tookord siiski ei piisanud. Tahan seletada, miks tuleb purskkaevgi panna Mentos Coca-Cola sisse. Mentose peal, mis tundub tegelikult ülisile pind, tegelikult on seal peal lihtsalt väiksed lõhed, mille sees on hapnik ja see hapnik
annab tõuke CO2-le, et see tuleks sealt vee seest välja, et nagu ta vabaneks. Issand, see õnnestus! Leemeti assistendina tuttav Tarvo tuleb kohtunike ette samuti katsega, mida siin saates varem tehtud pole. Võtsin siin 200 millilitrit lahjat tiotsanaadilahust, panen siia juurde natukene soolhapet, seejärel panen siia juurde natukene vesinikperoksiidi, segan lahus ilusti ära ning valan selle siia katsesilindrisse ning seejärel paneme naela sisse ning vaatame, mis juhtub. Nagu näha, reaktsioon toimub raua pinnal, kuna seal peal moodustub kompleksjoon. Seda samat reaktsiooni kasutatakse näiteks filmitööstuses, et imiteerida verd. Mina arvasin, et filmitööstuses imiteeritakse verd ketšupiga. Ketšupit pigem kasutatakse odavamates filmides. Ja veel üks katse, mida kohtunikud näinud pole. No, vähemasti mitte sellisel kujul. Sa ostad endale mingi veepudeli või näiteks kokapudeli ja siis alati on niimoodi, et näiteks noorem vend tuleb ja joob sul selle kõik koka ära. Ihne Mihkel teab, kuidas oma karastusjoogid endale hoida. Tegelikult te võite teha niimoodi, et te teete siia alla, teete väiksed knopkaga, teete väiksed augud sisse. Nii, teete mõned augud siia. Ja. Nii vist ei peaks juhtuma, jah? Ei, seest ei ole midagi. Ja mis siin on see, et siit vett välja ei voola. Ja üldse ei ole nähagi, et need augud siin sees on. Aga kui te selle veepudeli lahti teete siit, siis hakkab siit kohe vett jooksma. Kui veel valele poole panna, siis võib see sulle veel triksärgi peale voolata. Kõige tähtsam, et väike vend liimamaale ei saaks, jah? Just nii. Mina on Stella Veski ja mu katse nimi on siis maagiline sinine kolb. Stella on enne kohtunike ette astumist kokku seganud vee, naatriumhüdroksiidi, glükoosi ja metüleen sinise. Nimi on siis maagiline sinine kolb, aga on värvitu, et midagi maagilist ka ei ole. Aga kui ma selle kätte võtan, raputan paar korda, siis on näha, et muutub siniseks. Ja see muutub siis siniseks sellepärast, et metüleen sinine on lisaks sellele, et kasutatakse meditsiinis, lisaks sellele on ta ka redoksindikaator. Ehk siis, kui selle raputada, see seguneb hapnikuga, hapnik liidab elektrone, siis ta muutub siniseks. Stella, nagu tema katsegi, on salapärane ja karismaatiline. Ja üks asi on tal veel vaja südamelt ära saada. Ma tulin siia saatesse, sellepärast, et Timoti, mu klassivend eelmise aasta võitja, sündis mind tulema. Nüüd aga midagi sportlikku. Ma räägin sellest, et miks me ei saa haiget, kui me püüame palli kinni, sest iseenesest pall lööb väga kõvasti. Mineviku poolt paika pandud, üle kantud läbi aja, pidanud vastu aja proovile, siis annab kõike, mida vajad. Nii, panite tähele, palli püüdes, viime käed pallile vastu ja liigume kaasa nendega enda keha suunas. Ja niimoodi me pikendame seda aega, mille pall mõjutab meie näppe ning tänu sellele väheneb ka jõud. Ja nii lihtsalt see ongi. Korvpall ja füüsika. Ütle, kas sa võistled ka korvpallis? No, hetkel on vigastuspaus, aga ikka jah. Ütle palun, kas see annab sulle selgeid eeliseid, et sa füüsikaliselt suudad põhjendada kõiki neid põrkemomente? No, ma arvan, et see annab eelkõige eelise inimestele, kes on uued korvpalli ja veel ei tea täpselt, kuidas ta peaks palli püüdma ja miks. Seda, miks palli püüdmine valus pole, saab põhjalikumalt uurida Raketi koduleheküljelt. Kuid Raid polnud ainuke, kes otsustas kohtunike ette palliga minna. No nii, meil on väike koer, kellel on väike kont ja meil on suur koer, kellel on oma suur kont. Ja, kellel on pärast mõlemad kontid. Peale teda vihtatud kaitama. Kahjuks. See on nüüd küll piinlik. Selge, suur tänu sulle. See eksperiment ei olnud visuaalselt kahjuks nii võimas, kui ta on alati olnud. Nagu vanarahvas ütleb, mis kehvasti, see uuesti. Vähemasti saame veenduda, et Roland teab, mida Roland teeb. Ja, väike, suur on suurem. Järgmine etteastuja on kõigest 14-aastane Elo-Maria, sama usin olümpiaadidel osaleja kui mullune võitja Timoti. Ma tegelesin loodusteaduste ja astronoomiaga ja ma sain sellel aastal nendes rahvusvahelistele olümpiaadidele. Täna ma teen sellist katset nagu
ammooniumdichromaadi lagunemine, mida siis kutsutakse vulkaaniks. Ma olen seda katset näinud, aga ma ei ole seda varem läbi teinud. Päris julge tüdruk, kes tuleb kohtunike ette katsega, mida ta enne kunagi teinud pole. Ta hakkab purskama sellepärast, et ainesiseselt nad reageerivad ja ma panen ta tööle viitsütikuga, mis koosneb kaaliumpermanganaadist ja glütseroolist. Mõne hetke pärast see peaks hakkama plahvatama ja peaks hakkama purskama vulkaan. Aeg venib, aga tossu ja tuld on siin sama vähe kui Elo-Marial katsega kogemust. Mis sa arvad, kas teadlastel tulevad katsed tihti esimesel katsel välja? Ma arvan, et nad ei tohiks tihti tulla esimesel katsel välja. Aga miks sina arvasid, et sinul tuleb esimesel katsel välja? See oleks olnud eriline eneseületus, kui ta oleks tulnud välja. Kuna reeglite järgi võib saates osaleda alates 16. eluaastast, ootame sind, Elo-Maria, pisut paremini ettevalmistunult järgmisel hooajal tagasi. Loomulikult ei puudu saatesse pürgijate hulgast ka need julged või hulljulged, kes katsetavad kohtunike ees vee elektrolüüsi. Kuna need akud on mõeldud maksimaalselt 75 ampri jaoks ja mina kasutan siin praegu umbes 70 amprit, siis kui siit akust võtta liiga palju voolu ja ta liiga kuumaks läheb, siis toimub siin eksponentsiaalselt kiirenev eksotermiline reaktsioon, mis siis põleb 2000 kraadi juures, sulatab ära selle aluse ja põleb ka arvatavasti läbi laua. Ja kui tõesti selline olukord peaks juhtuma, siis vähemalt mina jooksen. Loodame, et kohtunikel tuleb Päästeameti number plahvatuse korral ikka kiiresti meelde, sest muidu on kuri karjas. Proovime. Siin tekib muidu vesinik ja hapnik, aga vesinik on natukene küllast, kuna ma kasutan selle elektrolüüdina väävelhapet. Ja see reageerib minu vaskelektroodidega, mis tekitab omakorda rohkem vesinikku. Ja et kogu vesinik ei ole ainult tulenevad elektrolüüsist. Ja siis on näha, nagu ehk praegu nägite, et kõigepealt toimub väike plahvatus ja siis jääb see vesinik eraldi veel natukeseks ajaks põlema. Ja see tuleneb siis sellest, et selle jaoks enam ei olnud olemasolevates gaasides seda hapnikku ja see hapnik võeti siis väliskeskkonnast ja see võttis natukene aega. Mis katseid sa veel teinud oled? Kunagi sai päris pyromaan kohe oldud. Ega ma neile ei rääkinud, et siin midagi võib halvasti minna. Muidu äkki ei oleks lubanudki teha. Nähtavasti on Matisel tuline õigus. Keskuse süttimist poleks keegi soovinud. Ma üritan teha järgi, kuidas teadlased midagi avastasid kunagi. Mis mul siin on? Järjest paremaks läheb. Lisaks endisele pyromaanile püüab saatesse pääseda ka põrunud professor. Kohtunikele katse meeldib. Kas see on keemia või alkeemia? Segame kokku jahu ja suhkrut. Nüüd salakoostisosa, kuiv jää ja mis juhtub? Ossa! Kas sina tahakski saada selliseks hulluks teadlaseks? Hulluks kindlasti mitte, sest et hull ei ole hea olla, aga huvitav on teha midagi luua. Kuiva jääga võib kohtunikke püüda võlu taga nii. Või hoopis nii. Panin siia kuiva jääd ehk siis tahket CO2 ja siis selle abil teen teile tavalisest kraaniveest gaseeritud vett. Ja valame siis välja selle. Ja täitsa nad ka sinna. Ja ka nii võib üritada. Sa oled seda katset varem ka teinud? Ei ole, mul ei ole endal kuskil kätte saadaval kuiva jääd. Kuiv jää ehk tahke süsinikdioksiid pole mingi mänguasi. See on temperatuuril -78,5 kraadi Celsiust. Ilma kinnasteta seda näppima minna pole kõige parem viis kohtunikele imponeerida, eriti kui puudub eelnev kogemus. Ka oma enese leiutistega püütakse sel aastal silma jääda. Aga palun, siin on teile mobiililaadija. Ideaalse laadimisvoolu saavutatava kiirusel umbes 18 km tunnist. Kuid ilmselgelt kuskil 25-30 volti ei ole see, mida sooviks meie telefon saada. Kõigepealt muutin siis vahelduv pinge alalispingeks ning stabiliseerisin seda. Kui pikalt sa pead sõitma, et aku täis läheks?
Kuskil 1,5 tundi sa oled muidugi mobiiltelefonist akust ning akumahtusest ja nii edasi. Suur tänu sulle! Ja nüüd üks leiutis, mis on teoreetilisemat laadi. Äikesegeneraator töötab relativistlikel efektidel. Põhimõtteliselt piisava kiirusega moonutatakse energia välja, mis siin ümbruskonnas on, et sellest masinas. Et see algenergia nagu paneb selle masina tööle, et sellest, mis peale seda hõõrdjõuku maa jääb, siis nagu sellest masinast nagu jääb ka see algenergiast mingi osa energia alles. Aga ümbruskonnas on ju ka energia, mis on muundumata. Kuid kui kiirust areneb peaaegu valguskiirust, siis hakkavad tekkima relativistlikud efektid ning see on siis vale, mille abil saaks arutada energia hulka selles masinas, mis välja tuleb. Kas see masin on sul niimoodi, et homseks teed valmis või see on selline mõtteline konstruktsioon? Mul on muidu joonestatud juba jupid ka valmis. Kuski 1-2 oleks aega, et teha valmis. Antud hetkel mulle nagu tundub, et see on natukene vastuolus Newtoni põhiseadustega, jah, et energia jaoks, aga see on ka üks relatiivsusteooria peale, et seal kahjuks enam Newtoni seaduse enam ei kehti. No selline tüüpiline viga tegelikult ka ütleme ausalt, mida noorustulvast ma päris väike olin, tegin ka ise, et võtsin ühe teooria ja siis selle piires mõtlesin midagi ja unustasin ära, et teised asjad üldse olemas on. Aga kes äikesest elektrit teha ei oska, saab ehk kasutada hoopis virtuaalset soengusobitajat. Me võtame ära selle emotsionaalse kartuse, mis te sisemuses nagu on. Muidugi pole ka robootika noorte teaduslootuste huviorbiidist kuskile kadunud. Täna ma esitan siis enda Robotexi jalgpallirobotit. Ning pisut valgusmuusikat. Ma paar erinevat muusikanäidist. Lisaks keerukatele leiutistele võib trikitada ka lihtsate, ent efektsete füüsikanähtustega. Kui tavaliselt lapsed tahavad kiikuda, siis nad tõukavad ennast jalgadega. Aga minu katses pole see vajalik. Ja minu katsevahend on siis alguses pisut kaldu. Ja see on seetõttu, et see küünla alumine pool, see on raskem kui see ülemine pool. Ja just sellest alumisest küünla poolest hakkab rohkem küünlavaha maha tilkuma. Alumisele küünlavaha poolele on küünlaleik lähemal ja seetõttu saab ka rohkem paraffini sulada ja ka rohkem paraffini tilkuda. Küünla ülemine pool muutub raskemaks kui küünla alumine pool ja seetõttu läheb siis küünal teistpidi kaldu. Ja kui see kogu aeg hakkab vahetuma, siis hakkabki küünal kiikuma. Ja nüüd katsed, kus muna läheb pudelisse. Kuidas saakski üks rakett läbi muna katseta? Nii. Kapp meil nüüd põleb. Panen muna peale. Tuli ära. Kuulge, öeldi, et muna on nii palju nähtud juba. Ma tean, kus seda välja saab. Nii? Põhimõtteliselt peab sisse puhuma ja siis õhurõhk suureneb ja siis ta hüppab ise suhu. Aga proovi. Mul on muna katki teil üle. Ja veel üks katse, mis võiks vajada vanema nõusolekut. Kus on kustutaja? Vesi on kohe käe pärast, pole probleemi. Liisi närv püsib kadestamisväärselt külmana. Võila. Ja ongi katki. Ja see sama asi toimub ka kivimites. Seetõttu põllule tekivad iga aasta uued kivid. Saatesse pürgijate seas on omajagu neid, kes on kohtunike ette tulnud teoretiseerima. Kujutlegem, et me oleme ühes teistsuguses telesaates ja meil on saatejuht, kes näitab meile 3 ust. Ta ütleb meile, et ühe taga asub parandus, 2 taga, aga seda ei asu. Ma proovin täna kohtunikele meeldida sellega, et ma räägin teile natuke ajarelativismist ja siis kuidas see teisendub meie teadmistesse. Kas ma võin alustada? Aga sel hetkel, kui see vagun möödubki sellest inimesest seal platvormil, siis see inimene seal platvormil näebki, et seda vagunit lööb mõlemast otsast välk. See inimene Kohtunikud tunduvad pisut väsinutena. Ühesõnaga see mõtteeksperiment, mida sa siin läbi viisid, see ei ole, kas see on sinu enda konstrueeritud? Ei ole.
Ühesõnaga esitasid meile lihtsalt sellist olemasolevat mõtteeksperimenti. Selle pika päeva lõpuks teevad kohtunikud kokkuvõtte nähtust. Paljud osalejad olid valmistunud ette nii põhjalikult, et nad olid otsinud välja eksperimendid, mida ei olnud möödunud hooaegadel. Siin oli 3 katset, mida ma ei olnud varem näinud. Üks asi on tehniline pool, aga eriti passid minu jaoks silma need, kellel oli mingisugune lugu jutustada. Kas see oli siis teadusajaloost või see oli mingitest inimkonna ees seisvatest probleemidest ja nad iseloomustasid seda lugu, tegid värvikamaks siis ilusate katsetega. No nagu näiteks tema, kellel kindlasti aasta-aastalt läheb esitlus järjest paremaks. Tema on kindlasti kindel. Mina võtan tema. Tema võtan, siit tema võtan. Nii, meie valik on nüüd tehtud. Aeg on kutsuda võistlejad ja teha neile otsus teatavaks. Oma otsuse tegemisel lähtusime, milline oli teie esitlus, kuidas te sisust aru saite ja kui palju olite te ette valmistanud. Need 15 on valitud ja mängu alustavad Stella Veski. Stella maagilise kolbi katse kindlustas talle koha 15 parima hulgas. Stella annab keemia ja matemaatika eratunde ja on üks tunnustatud pranglija ehk peast arvutaja. Roland Matt. 21-aastane Roland on tõeline füüsikakuru. Ta kuulub Eesti füüsikaüliõpilaste seltsi juhatusse ja õpetab Tartu Ülikooli teaduskoolis noortele füüsikat. Matis Averin. 22-aastane Matis on hingelt insener. Tema tõeliseks kireks on elektroonika, mehhatroonika, robootika ja modellennundus. Karoliina Rebane. 16-aastane Karoliina jäi täna sõelale, sest tutvustas kohtunikele üht uudset moodust, kuidas kasutada punast kapsast universaalindikaatorina. Kaarel Türkson. Kaarel on 18-aastane ning tema tugevaks küljeks on keemia. Tänases saates tuli välja ka tema huvi ohutu tule tegemise erinevate viiside vastu. Luise Tiks. Luise on terava mõistuse ja osavate kätega piigad, kellele meeldib nokitseda. Tarvo Nipolainen. 17-aastane noormees peab oma tugevuseks keemiat ja tema suurimaks saavutuseks on teadustöö plastikmaterjali vastupidavuse teemal. Markus Loide. 21-aastane Markus näitas end ladusa jutuga tugeva teoreetikuna. Rainer Eluri. Lisaks oskusele teha kõigest tuld ei jäänud ta hätta ühegi selgituse andmisega. Järgmine edasipääseja tegi katse, mida vähesed on meie seast näinud. Edasi pääseb Leemet Samel. 18-aastane Leemet võlus kohtunike kogu ära imposantse tule tegemise katsega. Edasi pääseb tütarlaps, kelle pärast pidime me oma järgmise saate ülesande välja vahetama. Ainika Adamson. 18-aastane Ainika peab end hingelt rohkem teoreetikuks kui praktikuks. Tema suureks kireks on matemaatika. Eva-Maria Tõnsa. 15-aastane Eva-Maria käib veel põhikoolis, kuid juba on ta jõudnud osaleda rahvusvahelisel loodusteaduste olümpiaadil. Kohtunikud tegid Eva-Mariale erandi ja valisid ta saatesse, sest lihtsate füüsikatrikkide elav esitus tõestab tüdruku andekust. See osaleja kasutab teadust ja tehnoloogiat tippspordi hüvanguks. Edasi pääseb Raid Pellerind. 17-aastane Raid tunneb end lisaks loodusteadustele kodus nii palliplatsil kossu mängides kui metsas orienteerudes. Eelviimane edasipääseja on võistleja, kes sidus efektse füüsikakatsega geoloogiaõppetunni. Liis Kuusik. 21-aastase Liisi suureks kireks on filosoofia ja ta oskab suurepäraselt seoseid luua. Žürii arvab, et viimane edasipääseja võib edukalt turustada enda ehitatud seadme. Reigo Kebja. Reigo on 21-aastane ja tunneb suurt huvi elektroenergeetika ja astronoomia vastu. Järgmises saates jagatakse meie 15 mängijat 3 võistkonda. Võistlus 10 000 euro suurusele teadustipendiumile on alanud. Kohtume siinsamas Ahaa teaduskeskuses juba nädala pärast.